Tervist, mina olen Kard-Erik ja minu selle aasta bakalaureuse töö oli siis õppeainete operatsioonisüsteemid ja andmeturve praktikumide keelemudeliga hindamise teostatavusuuring. Miks üldse seda tööd tegin, on see, et paratamatult praktikumide hindamine võtab kaua, samuti ka hea tagasiside andmine, mis õpilast võiks aidata. Nii et seetõttu soovisin uurida, et kuna suured keelemudelid on populaarsed, siis kas keelemudelid on võimelised hindamist kvaliteetset õppejõu asemel tegema või siis vähemalt teda toetama. Ning soovisin siis teada saada, kui efektiivsed need keelemudelid on, kas keelemudelid on üldse võimalik kasutada hindamisel ning milline uuritud keelemudel on siis parim. Kiired ka õppeainetest. Mõlemad on siis esimese aasta informaatika tudengitele mõeldud õppeained. Üks operatsioonisüsteemid siis õpetab peamiselt Windowsi ja Linuxi operatsioonisüsteeme, mõningaid lihtsamaid tegevusi seal ning andmeturve on siis rohkem küberturbe kohta ning seal valitsevaid probleeme ning nende probleemide leevendamise võimalusi. Uurisin siis praktikume põhiliselt, mida on muidu kokku 15 tükki mõlemas aines ning õpilased siis praktikumide esituseks esitavad kas tekstilise vastuse või ekraani tõmmised sellest, et nad on ülesanded ära teinud. Kasutasin siis 4 keelemudelit, esialgset. Kasutasin siis nende keelemudelite veebivõimalusi, ehk siis näiteks GPT 5.2 puhul kasutasin ChatGPT lehte, 5.1 puhul kasutasin Copilotit, Gemini 3 Pro Gemini veebilehte ja Sonnetil siis Cloudi veebilehte ja seal andsin neile ette siis õpilase esituse PDF faili kujul ning sellega siis andsin kaasa ka prompti, kus sai praktikumi kirjeldus, ülesanne, mida ta hindama pidi ning hindamisjuhend. Võimalusel jagati siis tööd 3 kategooriasse vastavalt õppejõu poolt antud hinnangutele. Hea, ehk siis maksimumpunkti saanud esitused, keskmine, kus oli leitud paar viga ning halvad, kus olid juba suuremad probleemid. Ja praktikumi, mida ma kasutasin, oli 2 tüüpi. Esmalt olid siis tekstiga vastatud praktikumid, näiteks e-valimiste kohta, kus õpilased pidi vastama e-valimistega seotud turvalisusküsimuste kohta või näiteks kas PowerShelli skripti kontrollimine või tulemüüri skripti kontrollimine ning oli ka ekraanitõmmistega vastatud praktikumid, nagu näiteks krüpteerimine, kus õpilased pidid tegema Veerakriptis ja BitLockeris erinevaid ülesandeid. LVM, kus õpilased pidid siis Ubuntu operatsioonisüsteemil lisama lisaketta ja VirtualBox, kus õpilased pidid seadistama üles VirtualBoxis Windows 11 virtuaalmasina. Esialgsed tulemused, mis ma leidsin, õppejõud olid keskmiselt leebemad kui keelemudelid. Nende graafikutel on siis näha, et protsentuaalne erinevus, et kui palju karmimalt siis keelemudelid hindasid, ehk siis näiteks kui on näha, et tulemüüri puhul GPT 5.2 erinevus oli 0,13, siis see tähendas, et kui õppejõud andsid keskmiselt 1 punkti, siis GPT 5.2 andis 0,87. Üldiselt olid vastused sarnasemad juhtudel, kus tekst oli üsna objektiivne ja väga võimalust erinevalt hindamisel polnud ja samuti oli ka sarnasemad tulemused siis, kui rakendused olid tuntud. Näiteks VirtualBoxi tulemused olid natukene paremad kui krüpteerimisel ning kuigi jah, Ubuntu on üsna tuntud operatsioonisüsteem, siis võib-olla see konkreetne ülesanne ei ole nii tuntud ning just subjektiivsel hinnangul näiteks ongi näha siin
e-valimiste tulpa, kuna seal oli vaba vastustega tekst, kus iga küsimuse kohta pidi kirjutama ühe lõigu vabalt kirjutatud teksti, siis seal olid erinevused palju suuremad kui näiteks PowerShellis, kus oli vaja lihtsalt ära teha konkreetne ülesanne. Aga need tulemused olid siis piisavalt huvitavad, et minna edasi suuremahulise testimise juurde, kus kasutatigi seda kindlat e-hääletamise praktikumi. Kui enne kasutati siis 2025. aastal esitatud töid, siis seekord kasutati sellel õppeaastal esitatud töid ning väike muudatus tehti keelemudelite osas, sellepärast et Gemini 3.3 Pro toetamine lõpetati, nii et pidi vahetama 3.1 Pro vastu. Tööprotsess natukene on näha ka seda pikemat, aga lühidalt siis kõigepealt võeti õpilaste esitused Moodle'ist, mis salvestati ühte zip-faili, kõik PDF-esitused. PDF-esitused muudeti omakorda üheks suureks JSON-failiks, mis esitati jupina uuritud keelemudelitele. Keelemudelid andsid vastu JSON-faili kujul tagasiside, kus oli siis punktide arv õpilastele mõeldud tagasiside ning ka tehisarvu kasutamise tõenäosuse protsendi. Ning siis valitud keelemudelite hinded ja tagasiside sisestati siis Moodle'i veebiteenuste kaudu automaatselt ka Moodle'isse tagasi. Ning hindamiste tulemused kokku siis hinnati suuremahulises hindamises 136 esitust. Kuna kommunikatsiooniga olid väikesed probleemid meil, siis üks praktikumi ühendaja hindas enne iseseisvat neid ülesandeid, nii et võrdlesime siis ka tema arvamustega. Ning üldiselt võib öelda, et kõige rohkem punkte andsid keelemudelitest GPT 5.1 ja Gemini 3.1 Pro. Nende tase oli üsna võrdne. Samas kõige parem subjektiivset tagasisidet andis minu hinnangul GPT 5.2. Tema tagasiside oli, kuigi piirangud olid ette antud, et tagasiside võib olla ainult üks lause, siis temal ei olnud päris nagu lihtlaused, vaid ikka pigem liitlaused ja kooslesid mitmest osast, tõid hästi välja erinevaid probleeme, mis õpilastel olid olnud. Aga siiski keelemudelid olid endiselt natukene karmimad kui õppejõud. Kiired siis järeldused ka, et positiivse poole pealt võib öelda, et keelemudelid on võimelised hindama. Nad on üsna sarnased õppejõu poolt antud hinnetele ning üldjoontes nad annavad paremat tagasisidet kui õppejõud. Õppejõul on see tavaliselt üsna lühikene, aga nemad ikkagi toovad vähemalt ühe lausega välja, et mida positiivset või negatiivset oli võimalik õpilase tööst näha. Kuid tuleb arvestada, et esiteks keelemudelite vahel esineb erinevust, et keelemudelit tuleb iga aasta kindlasti testida ning keelemudelid ka arenevad ajas, et tekib hetkeseisuga näiteks juba Sonnet 4.5, mida mina kasutasin, varsti enam ei toetata. Need kindlasti tuleb uusi keelemudelid testida enne, kui ise kasutada neid. Ning nende tase samuti oleneb suuresti kasutaja poolt antud promptist ning sobivaim mudel siis oleneb kasutaja eelistustest, et kas ta soovib pigem siis head tagasisidet või pigem rohkem punktide arve. Ning samuti hetke tehniline lahendus nõuab õppejõud lisategevusi, mis pikemate ülesannete puhul, nagu näiteks see e-hääletamise ülesanne oli, kus oli vaja lugeda 1A4 teksti. Nende puhul võib-olla on rohkem seda kiiruse eelist näha, kuid lihtsamate ülesannete puhul tõenäoliselt see eelis ei ole piisavalt suur. Ning tulevikus võiks siis sarnane lahendus olla otse Moodle'is, kus keelemudelid või tehisaru annab kiire soovituse õppejõule, mida võiks õpilase töö puhul tähele panna. Aga minu poolt kõik, aitäh!
aitäh sulle!